see you back the man on decision, a real big spender, good looking. Iira Haak, ainus trupi solist, kel pole dublanti. Ta peab olema alati laval. Ja miks ta iga hooaja algul tunneb endiselt, et nii peabki olema ja just kabaree on tema koht. Tead, kui see on sinu nagu elu, see on see, millega sa tegelesid terve elu lapsepõlve saadikust, kogu aeg tants, laul, pillid, show, siis sa nagu ei oskagi vastata. See on nagu sinu elu. 40 aastat laval ja ometi ei ole ükski esinemine tema pärast ära jäänud. Mitte kunagi. Ei ole ühtegi esinemist minu pärast ära jäänud. Seda küll, jah. Ma võin uhke olla, aga praegu ma isegi mõtlen, et ma isegi kardan praegu, et kui mulle pannakse dublanti, ma jään kohe haigeks. Mulle tundub, aga võib-olla ei ole nii hull. Sealjuures on paradoks. Tänane staarsolist pidi 12-aastaselt kuulma, et temast ei saa asja. See oli juba, ma ei tea, balletikoolist juba 12 oli, aitab küll, ei sobi, ikka andeid ei ole, ikka seda ei ole. Mis ma soovitan, et see näeks nii kerge ja lihtne välja, nagu ta praegu näeb. Sa saad kõike teha, batmanid, sul peab olema vundament. Mismoodi sa seda saavutad, mina saavutasin seda balletikoolist. See andis mulle seda võhma, seda seal, kus ma seisan väga stabiilselt. Kuid hind, mida selle eest maksta tuleb, on kõrge. Ei, see on nagu oma režiim, see on nagu sport. Põhimõtteliselt sa tuled, sa tead, et sul on õhtul show, sul jääb väga palju asju ära. Mingid sünnipäevad, pidutsemised, väljaminekud, ärasõitmised, sa tead, et sul on show, mul on vähemalt niimoodi toimib. Lavalt paistab kõik liuglev ja elegantne, kuid kulisside taga käib võitlus iseendaga. Praegu on nagu raskem, sest ma võtsin nagu kaalust juurde. See on nagu mulle nagu, see on nagu vaata, ma võtsin 17 kilo juurde, ma ei ütle miks. Ja 10 nendest praegu jäi, see on nagu vaata 10 kilo kartulit pandi sulle kaela peale ja sa nendega tantsid, laulad ja püüad ilus olla. Ja põhimõtteliselt niimoodi nagu võhma peale on nagu ja plaanid muidugi sellest lahti saada, mitte nii palju, aga ikkagist. Valesti sai vaata, kui sa oled noor, sa oled võimeline mäed liigutada, vaata. Sa kõike lauled ja tantsid ja teed ja mul oli vahel 9 esinemist nädalas. Kõike saab, aga vanusega vaata, sa sorteerid. Laval on ta olnud alates koolist. Balletikooli lõpetas ta ajal, kui riik lõpetajaid suunas tööle ja teda suunati Tartusse Vanemuisesse. Kuna Iira ei teadnud Tartust midagi, siis sebis ta endale ise töökoha Tallinnas Kevade restorani varieteesse. Läksin varietisse tööle, ma läksin Kevad restorani tööle varieteesse. Ja siis mul oli ainuke number, mis ma tegin, see oli duet. Ilus dueti ühe numbri pärast ma käisin tööl iga õhtu. Siis tuli Eesti Tantsuagentuurilt kutse kruiisilaevale. Romantikal oli esinemine iga õhtu. Pärast seda jõudis ta Viru hotelli Starlight kabareesse. No Iira on heas mõttes kabareediva, selles mõttes, et tema energia, tema selline väljapoolsus, siiras rõõm ja selline väga suur eeskuju tegelikult meile kõigile ja see, kuidas ta armastab lava, oma tööd, on, ma arvan, kõigile eeskujuks ja rõõmuks. Ta on selline siiras ja see on natuke nagu see lapsesuu ja kõik ütleb välja, ei mõtlegi, vaid kõik ütleb kohe välja, aga hästi töökas. Hästi töökas. Tal on alati selles mõttes on kõik, tal on nii-öelda materjal esimesena omandatud. Tal näeb tohutult palju kodus vaeva, eks kui meie veel veerime paberilt maha, siis tal on ammu juba kõikest peas. Ma ütlen täiesti ausalt, et ma alustasin seda lavastust nii, et ma mõtlesin, mis numbrid sobiksid Iirele. Ja tegelikult siis hakkas sinna ümber kooruma kõik ülejäänud ausalt. Et tegelikult valisingi talle need lood ja need teemad, mis võiksid nagu talle sobida.
iga uue lavastuse eel tekivad tal hetkeks küsimus, kas võtta see tee uuesti ette. Aga vaid hetkeks, vastus on alati, muidugi teeme. Nii ka sel sügisel, kui just eelmine nädal tuli välja uus lavastus, Cinemaania. Mul on hea meel, et tuli uus show ja ma sobin sinna ja kui kellegile nagu ei sobi minu vanus või ma ei tea, minu väike persoon, siis on tema probleem.